ja. Nii, aga läks siis. No teeme. Näed, mis ma teen või? Ja Okei. Sihuke värk siis. 2 sirge vastastikune asend. Sihuke värk. See on siis jõpik lehekülg 122. jälle ma pean õpiku üles otsima. Ei no milleks ei pea ju, Savi. Ei no, aga ma pean selle ülesande ära tegema pärast ju. Pead või? No tegelikult ei pea, aga Savi. Kõik on siin, kõik on suhteline. jah, seda küll. No nii, kuidas me leidsime? Me leidsime vektorite vahelisi nurki, kuidas me leidsime neid? Mingi valemiga. Mis valem oli? Mis valem see oli? See oli see valem. Ai jah. Selge. Nii, aga sama asi töötab praegu ka ju. Kui sul on näiteks sirge š ja sirge tõh, siis sul on olemas siin ka sihivektor S ja sihivektor tõh. Et leiad nende vahelise nurga. Ja siis saadki sirgete vahelise nurga. Jah, ei. Jah. Võib-olla. Pigem nii on, eks. On jah. Nii, teine variant on leida see sama nurk. Nüüd nende ilusate... See on phi, jah. Et siin on mul normaalvektor. Normaalvektor. Nii, see on siis... Ütleme, et see on normaalvektor tõh. Ja teine normaalvektor on normaalvektor S. Nii, ja nüüd kui sa siin möllad natuke, vaatad, otsid, siis sa näed, et see on ka phi. Tuleb sama nurk siia vahele nagu sirgetelgi. Noh, lebo ju. No ja siuke elu ongi. 45 kraadi ju. Antud juhul just jah, isegi on sinna kanti jah, see praegu. No mitte alati. Jah. Kasutame juhust ja ütleme, et see on 45. Õige. Nii, siis on 2 imelikku asja veel. 2 imelikku tunnust veel, mille abil sirge võrrandeid või asendeid vaadata neil sirgetel. Kui meil on näiteks siin. Meil on siin selline sirge. Siis meil on üks sirge veel igaks juhuks.
siis esimene tunnus, mis saame kirja panna, on näiteks selline, et kui K1 võrdub K2, siis sirged Y1 ja Y2 on paralleelsed. Kui neil on tõusud samad, siis nad on paralleelsed. On normaalne mõte või? Võib-olla. Teine kena tore asi on see, et näiteks kui nüüd juhtub siuke põnev asi, et K1 korda K2 võrdub millegi pärast -1, siis sirged Y ja Y1 ja Y2 on risti. Nii, need on ka tingimused, mis meid aitavad sirge asendid määrata. Noh, lebo või? See on siis... Kogu teooria on see nüüd. Nüüd vaatame üles andeid. Mis siis tulevad? Siis tulevad... Jaa. Sinna me ei jõua vist teiega. Vaata, käib ohk. Nii. Aga kus ma olen praegu? Võtab siis üles... Mida? Ülesene 374. Et see järgmine teema, need joonte teema, eks selle õpid suvel ära siis. Ikka saab. Annan sulle suveks. See väikse koduse töö. Septembris esitad mulle selle siis. No ikka. Sobib, jah? Muidugi. Tavai. Kaks sirget on meil siin ilusat. Viisi, jah. Oota, kus ma olen? Jaa. Oota, on see normaalne praegu või? Vist on. Nii, mille järgi meile tahaks neid nurki nüüd siin hakata leidma? Praegu meil on antud siit, me saame teada siit näiteks selle normaalvektori saame teada siit. Ei või? Selle koordinaat on 4 ja -1. Nii, kus ma sain need vektori koordinaadid mäletada?
X ja Y kordajad, jah? Yes. Ja siin on öeldud ette, et leia teravnurk, eks, aga tavaliselt ongi, kui mõeldakse selle all, et milline nurk nende vahel on, siis võetaksegi kõige väiksem nurk. Ehk siis see teravnurk, no kõrvunurk on ka olemas, see on, aga see kõrvunurk on, kus ta on, kuskil on. Kuskil jah. Ehk siis ühesõnaga, antud kui normaalne vektoritega siin jaurata, siis tuleks see ilus vale, mis meil siin oleks. Nende normaalvektoritega. Et absoluutväärtus panna siia ümber, miks seda võiks teha? Sest sa tahad. Sest siis ei tule vastuseks seda nürinurka. Sest teravnurga koossinus on positiivne. Tulebki teravnurk vastuseks. No peaks tulema, see on nüüd teooria. Vaata, mida praktika meil ütleb. No hakkamegi seda nurgakest siin leidma ilusti siis. Skalaarkorrutis oli siis vastavate koordinaatide korrutis, jah, 4 korda 1 siis. Ja siis tuleb pluss miinus 1 korda 3. Nii, ja siia alla tuleb siis pikkused leida, N1, N2 pikkused, see on siis 4 ruudus pluss miinus 1 ruudus ja siin 1 ruudus ja 3 ruudus. Nii, üleval teeme siin tšiki-prikki 4 miinus 3 on 1 või? Nii, ja mis juurikas siia alla nüüd jääb? Sa kurat. 26. Arvad, jah? Ma loodan. Ülistan puusad. 17 korda 9. Ei. See on korrutada. Korda 10. 160. 70. Ei või? Siit tuleb 16 pluss 1, 17 esimesest, jah, ja siis korda 10. Nii, aga see ongi positiivne juba ju. Siis ma ei pea neid poste siin hoidma enam. Nii. Ja siit saame phi kätte. Phi on siuke kena arv. No on terav nurk või? Jõle terav on. Okay. Nii, tehtud see. Tahame siit veel mõne näite vaadata või? Ühe peab teha vist.
seda sama uuesti või? Võtame siis mingid sirged, mis on teisel kujul, näiteks 6. Siin on Y võrdub 7x pluss 3 ja teine Y on miinus 4x pluss 1. No kui vaadata neid tõususi siin, kas tõusud on võrdsed, tõusude korrutus miinus 1, siis seda ei juhtu, nagu sa näed. Ehk siis need sirged ei ole ei paralleelsed ega risti, vaid siin on mingi muu nurk on siin vahel. Nii, nüüd kas me võlume välja siit normaalvektorid või sihivektorid? Ma ei tea. Miks? Miks see selline oled siis? Sest et liiga vara hommikul. Hakka jälle. Või ise küsis? Ei, mina ei mäleta midagi. Okei, ma ka ei mäleta. No normaalvektori koordinaadid saad kuidas siis, kui sa viid kõik ühele poole ära ju? No, no. Siin on siis siuke asi. No see 3 iseenesest võib siin passida, see ei tee meile midagi. Ja see 1 võib ka siin passida. Et siit saame, et esimene normaalvektor siit sirgest on koordinaatidega miinus 7 ja 1. Ja teine on 4 ja 1. Jah. Et igast asendist pead selle normaalvektori kätte saama või siis sihivektori, kuidas mugavam on. Mõnikord nii, mõnikord naa. Aga kui ta on need üldkujul sirge võrrandid, kui ta ei ole see kanooniline, siis kanoonilises on sihivektori koordinaadid olemas. Et kui ta ei ole kanooniline, siis on lihtsam sul teha selle normaalvektoriga. Selge. Selge on nüüd või? Muidugi. On kõik on selge. Ise ka naeran. Jaa. Muidugi positiivne. Vähemalt ei nuta veel. Veel. Veel, jah. Küll see aeg tuleb. Madis hirmutab juba. Mida? Jah. Hirmutad juba. Mina? Jah, meil on suvi vahel veel. Mis suvi? Siis hakkab alles. Oi, siis läheb veel lõbusaks ja oi. 11 klass matas, seal on ainult uued teemad, seal ei olegi, kõik ühtegi asja ei ole, eelmisele ei saa toetada. Ainult see, et 1 + 1 on 2, see jääb kehtima, aga kõik muu on uus. Jah, uued valemid ja uued teooriad. Valgelt lehelt. Alustaks nagu valgelt lehelt. Jah. No. Nii, aga mis meil siin juhtub nüüd? Üles tuleb miinus 27 või? Tuleb jah vist. Joo. Ja mis juurika alla jääb? Tuleb kohe vaatama. 50 korda 5 või? Ei, lollakas idioot. 50 korda 17. On või? Jah. Jah. Kus teadsid? Sa ütlesid. Ära usu mind. Kurat. Kui on üks asi, mida sa oled õppinud selle perioodi jooksul, on see, et sa ära mind usu jumala eest. Okei. On küll, jah. On küll, kuradi, 50 korda 17. Nii, ja teeme selle kenasti positiivseks nüüd. No ja vaatame. Okei, mul sai reaalselt pastakas tühjaks. Ei usu. Saadan pilti või? See ei ole saada pilt, jah. Ma ei usu. Noh, kuidas sa pildiga tõestad seda, et ta tühi on? Saadan sulle süsist pildi, siis on tühi. Aga tee video sellega, kuidas sa kirjutad. Kuidas ta ei kirjuta, jah. Ma võin nii ka teha, jah. Okei, see on nagu reaalselt tühi. Okei. Sa kirjutad midagi seal või? Muidugi. Ma mõtlesin, et siin sama passid. No,
kõik kirjutavad midagi või peale keldri? ma ei tea. mis mõte? Madis, ma kirjutan kõik maha. Miks? Lihtsalt. Nojah, kui ma niisama istuks, ma juba magaksin, nii et. no seda küll jah. Madis, ma tahan tunda, et ma olen osa protsessi. Osa sellest. sul on see tähtis, et sa oled nii-öelda kampas. Jah. Okei. Inimene on sotsiaalne loom. On või? Peaks olema vist. Ma ei tea. Nii. Tahad küsida midagi või? Veel ei taha. Kui sa nüüd proovid näiteks, kui sa paneksid -27-ga teed, siis sa peaksid saama 157 kraadi midagi. Saad või? Noh, et näha, et see tõesti tuleb, see kõrvanurk. Siis vist peab saama, jah. Et see teooria töötab. No peaks töötama ükskõik, mis sa siis seal teed. Aga siis kodune, kuna meil saab aeg otsa juba. 376. Vaata nüüd. Ja mitmes? Извините. Panen siia kodut ka juurde. See on nüüd kodut 3 on see. Ka tüütüütü külm. 376 ütlesin või? Mhm. Võtame mingi imeliku jälle või? Ei. Kus midagi ei ole. Ime, kõik on värdes. Rahu. 5. Kõlab juba värdal. Oi vitt. Ei ole nii hull. Oota, kus, mida? Aga hakkan nüüd kohe lähen. Jah.